Rodriguez ja Pesurkornovas sinna kahekesi palli juures peavad nõu natukene, ülejäänud mehed on kastis. 3 meest on Narva jätnud ka siia keskringi ette. Levadial ühtegi meest ette ei ole jäänud, siis on kõik narvakad tänu sellele saanud hästi kõrg. Pesurkornovas mängib lahti Rodriguezele, kastis pall, laseb teravat senderduse. Ei läinud läbi, aga saab tagant Lepik löögile, suurepärane löök, aga nüüd vist oli soov seis ja ennem kui see värav ära loetakse, ei saanud Martin Kaalma seda Lepiku meeste vahelt läbi tulnud teravat ja põrkavat lööki kätte, aga narvalased ei olnud jõudnud ka suluseisust välja tulla. Hästi tuli kogu Levadia kaitseliin. Hämmastavalt saab 2 esimest Levadia meest eestpostis sellest pallist mööda lüüa ja läks väga, oli väga ärev moment, aga midagi otsustavalt siiski toimub. Kito selle palli tõrjub, Malov üritab kasti tagant ja jääb see pall sinna kasti Narva ja Malosovil hea võimalus lüüa, aga tabab väravati latti. Leitan ei saa 2 meetri pealt palli sisse. Uskumatu, mis toimub Narva väraval. Trans on praegu küll täiesti sokis. Selline surve seistakse ja vaadatakse ainult kuhu palli. Malosovile eesliin endiselt seisab, ootab pikka palli, Pebresin annab märku paremale äärele, et tema on üksi. Kuri kaudu siia paremale tuuakse seda palli, aga uuesti tagasi, nüüd on Marozov vasakul vaba. Nüüd on ruumi tõusta, nüüd oleks ruumi edasi tõusta, keskkaitsel ka ise natukene olukorda teravaks. Hea sööt Leitan üritab kannaga Malovile, hea Tsenderus ja sealt lööb lõpuks Tarmo Neemelov sisse ka selle palli. Ei läinud enam keerama, nüüd pani kindlalt pea vastu, et kindla peale pall raamidesse lükata ja loomulikult see sinna siis ka läheb. Ja suudab siis lõpuks Levadia oma teisel poolel ikka üliselge ülekaalu maksmusele panna ja ka näeme ka, et ei läinud Tarmo enam nüüd keerama, vaid pani selle peaga raudselt sinna vastu ja laubaga see pall otse raami, seal kaitseid kedagi segamus ei olnud ja väravil ka siin nõuab ka omamoodi meisterlikkust. Korskov jätkab palliga. Pikk pall, Starovoitov toob omadele tagasi, Plotnikov läks ja pettis sealt õhku Padaljuzni ja tuleb terav tsenderdus, aga lasevad Starovoitov ja Pasjukin selle palli läbi ja Eessar seda ka kätte ei saa, no Kasakov hoiab omadele. Eessar murrab sinna kaitse selja taha, lööb vasakuga ja värav! Eessar lõi värava, viigistab selle seisu. Jäi väga passiivseks Levadia siin selles olukorras, natukene saamatuks ka ja võib-olla hakkas juba sealt, kui vasakkaitse Podoljuzni hüppas õhku seal Plotnikovi vastu, lasi selle tsenderduse teha ja peale seda nägi Levadia kaitselin välja nagu Narva kaitse siin esimesel poolel, kui pall seal nende 5 kastis edasi-tagasi liikus, keegi jalgagi ei tõstnud ja Eessar avab siis oma väravate arve meistriliigas.